hommik ja Marine auto. Mis ma siin ikka muud teen, kui annan tagasi oma proovisõidu Outbacki. Noh, ütleme nii, et istun siin veel niisama, naudin. Et kuna mul on endal ennem varem olnud 3 Outbacki erinevatest põlvkondadest, siis neljas Outback nagu väga suuri üllatusi ei pakkunud, aga ütleme nii, et järjest paremaks on nad läinud ja see auto on nagu tõesti hea. Ja kui arvestada tema hinda, mis täisvarustuses on natukene üle 40 000, mõnda lisa saab veel juurde panna nagu kärukonks ja Pandora kaugkäivitus ja nipet-näpet veel, siis ütleme, et tänases hetkes nagu väga alahinnatud auto. Vähe reklaame saanud, vähe juttu temast tehtud, aga hea, noh. Kõik vajalikud asjad on olemas. Reahoidjad, pikivahehoidjad, ma ei tea, mis iganes. Nüüd on siis tippmudelil on ka LED-tuled, mis nagu automaatselt ise sõidu ajal otsivad ka oma kohta. Nii-öelda, et kui teine auto vastu tuleb, siis ta mitte lihtsalt ei vaheta kaugtuledelt lähitulede peale, vaid ta sätib seda valgusvihku siis nii, et ta ei pimesta siis vastutulejat või eessõitjat. Siia on tekkinud niisugune suur mõnus ekraan. Ütleme need, kes nagu on vihkanud siis seda üleni elektroonset, et siis nende inimeste jaoks on jäänud siia ka nupud. Et saad panna siit erinevaid asju nuppudest või kui tahad moodsamalt panna, siis on sul suur niisugune juhtpaneel. Oi, natuke paljuks läks. Miks ma ei mõistnud mitte kunagi seda, et miks inimesed kisasid selle puutetundliku süsteemi asja üle. Tuli välja, et mõned juhivad autot kinnastega. Mul nagu seda probleemi ei ole, nii et ma tõesti nende murest aru ei saanud, aga noh, nüüd kui ma selle teada sain, siis on hea nagu nendele öelda, et näete, siin on ka päris nupud. See CarPlay on siis juhtmevaba, mida sellel autol ei ole, on juhtmevaba telefoni laadimine. Aga täna on olemas siin siis AUX-sisend, väike USB, suur USB, noh. Tagaistujatel on täna 2 suurt USB-d. Auto uuendus pidi tulema niimoodi, et tagaistuja saab ka siis selle uuema tüübi USB. Mis siin on veel muutunud, et siia on tekkinud niisugune väike lae, kas saab mingi pastaviiatsi panna või telefoni toetada või. Materjalid, sisu väga manus, kõik on niisugune hea pehme plastik, täiesti vaikne, mugav. Midagi ei oska, ei saa nuriseda. Roolisoojendus, infotablool saab siit kas erinevaid asju ette kuvada lisaks sellele suurele tabloole. Ainuke jah, millega saaks nagu selle auto puhul konkreetselt nuriseda on see, et kui otsida ökonoomset autot, siis seda ta ei ole, et nagu liiter-paar võiks ju võtta vähem, aga noh, ma ütlen, et tänu sellele, et ta on pidev nelikvedu ja puhas bensiinimootor, siis kuskilt peab natuke lõivu maksma. Siin on see asi, millega tuvastab sind ära, et sisestad andmed ära siia, salvestad ära ja siis kui sa autosse tuled, siis ta tunneb sind ära ja paneb istme ja peeglid sinu järgi paika. Ja lisaks on see, et kui sa sõidu ajal vaatad nagu liiga kaua niimoodi aknast välja, küljeaknast, et siis ta näeb, et su silmad pole tee peal ja siis hakkab piiksuma ja tuletab meelde, et jälgi liiklust. Vaatame, milline ta ka eestpoolt välja näeb. Väljaspoolt välja näeb. Noh, see on uuendus minu meelest, et saad seda istmepatja tõmmata väljapoole ja sissepoole, et pikemal sõidul saad mugava isteasendi ja toetab nagu jalgu pikemalt. Katuse need reelingud tehti siuksed võimsama välimusega ja mis mulle nagu Subaru puhul meeldis, oli see, et kui muidu nagu USAs nägid, et äge auto, et on nagu siukseks visuaalilt võimsamaks tehtud ja ägedamaks, aga Euroopa oma tõid suht plambud, et siis nagu Subaru viis nagu USA ja Euroopa
kui Ameerika ja Euroopa viis nagu omavahel kokku. Nii, LED udutuled, LED põhituled. No näed, siin on disaini antud, siuke ilus kroomitud jookseb siit mööda peeglit. Siia on pandud ilusti nagu Outbacki kiri. Ja mis veel nagu puudutab siis seda talveteemat, siis minu jaoks on nagu hästi mõnus on see, et kui on vaja tegeleda siia alla sulanud selle jää ja lumepudruga. Praegust on ilm natuke liiga soe selleks, aga see renna, siit on jumala lihtne kogu see soga ära pühkida ja puhtaks visata. Paljudel autodel läheb see kapott, see kojameeste peale, siis pane neid siia kuradi servise asendisse, tõsta kapott üles kaabi alt, kaabi pealt, et see on nagu hästi käepärane. Võiks öelda, et ideaalne talveauto. Teelpüsivusega ka probleeme ei olnud, kuna ilm läks soojaks, oli kõik siuke lögane ja lägane, siis ma katsetasin juhiabisüsteeme natukene, üritasin nagu suht jõuga ajada teda erinevatesse libisemise situatsioonidesse. Veojõukontroll sekkus, natuke lasi endal toimetada, siis tuli sind abistama. Abistamine oli sujuv, pehme, mitte ei hüppanud sul jõuga sisse ja rabanud autot omasoodu kuhugi poole minema. Et väga äge auto. Aga no mis ikka, pargin ta ilusti oma kohale tagasi, annan võtmed ära ja hakkan mõtlema, et millal ma ta siis endale ostan.